Tere, jälg on taas teie ees ja täna sukeldume taas kord kaasaja kullapotti, sest siia suurde konteinerisse matame me igapäevaselt vahendeid, mis tegelikult võiksid leevendada keskkonnaprobleemi, elavdaksid riigi majandust ja isegi vähendaks riigi maksukoormust Euroopa Liidu ees. Teeme siis taas kord puust ja punaseks, mismoodi selle laga hunnikuga õigesti käituda. Täna teeme eksperimendi ehk võtame algosadeks ühe Mustamäe korteriühistu prügimajanduse. Vaatame üle, mis õigesti, mis uuesti. Suur olmekonteiner reedab, et siin võib sorteerima õppimisel veel abi vaja minna küll. No Eve, kui tublid sorteerijad sinu hinnangul teie korteriühistu liikmed on? No, kui päris ausalt olla, siis ma arvan, et nad on tublid selles mõttes, et nad kõik tahavad sorteerida. Eriti vanemad siis pensionärid ja kõik. Aga ma arvan, et neil jääb oskustest ja teadmistest puudu. Ja nad suhtuvad tegelikult väga hästi ja väga mõistvalt, ja ma tean endas käest, et kui on, et ma olen ikka seal netis ikka 10 korda vaadanud, et kuhu ma selle peaksin panema. Mis on need põhilised vead, mida eestlased nii prügi sorteerimisel teevad? Kõige suurem viga on see, et prügi ei sorteerita. Neid keskkonnasõdureid on juurde vaja, kes oma jäätmed ilusti ära sorteerivad ja see kaudu on võimalik neid ka ringlusse suunata. Aga miks see siis sedasi on, et näiteks olmekonteiner on kõige suurem? No sellepärast, et on harjutud kõik asjad kokku viskama. Euroopa Liidu suund on, et aastaks 2030 on ringlusse võetud 55% plastpakendi jäätmetest. Eestis on see protsent 30 kanti. Kui segaolmeprügist pakendi ja biojäätmed välja saaks sorteeritud, oleks materjali ringlussevõtu protsent märksa suurem ning kahju keskkonnale märksa väiksem. Praegu läheb kõik, mis segaolmekonteinerisse satub kas põletusse ehk energiatootmisse või prügilasse. Ehk siis kõik, mis läheb segaolmesse, ei lähe ringlusse. Pakendiga vist on asi lihtne. Selle pakendiga juba ei ole lihtne. Keegi on siia sisse pannud kõik oma suitsukonid ja see on tuhk. Ja seda pakendit pakendikonteinerisse kindlasti panna ei tohiks, et pakend peab olema tühi ja ei tohi määrida teisi pakendeid. Ta ei pea läikima, aga selle võiks ära lõputada. Ehk siis armas konikogu ja leia selleks mingi teine koht, et praegu sa rikkusid ära potentsiaalse 1 grammi mingisugusest, ma ei tea, terassilauast. Näiteks. Konid käivad alati segaolmekonteineris. Loodusesse visatud koni mürgitab ära umbes kuupmeetri jagu mulda ning vette visatud koni laguneb ligi 15 aastat, tappes selle käigus mikroorganisme umbes 1000 liitrist veest. Mingi seletamatu riidese? Ja. Ära kantud alukad? Võib-olla. Ja. Pakend. Tekstiil tuleks tegelikult eraldi koguda. On ju tekstiilikonteinerid, täna tegelikult vähemalt Tallinnas on neid päris palju juba, aga kui ta on katkine auk sees parandada ei ole mõistlik, et siis võib ta ka olmesse panna. No kui tegelikult kõik asjad ilusti välja sorteerida, ega sinna segaolmejäätmete mahutisse väga midagi ei jää. Sest et praegu on lubatud segaolmejäätmesse panna näiteks vanu määrdunud katkiseid riideid, üksikud sokid ja kõik, mis muu jääb, ütleme alles. Tõesti jalanõud, mis on nii katkised. Puruks toidunõu. Just, katkised toidunõud, aga ka väga määrdunud pakend, mida ei ole mõistlik enam, ütleme, kas loputada või ei saa puhtaks. See määrib ära teised pakendid. Selle võib panna olmejäätmetesse. Suitsupakk läheb siia. Kas see on tavaline, mis sa siin praegu näed? Kahjuks küll, jah. Et nagu näha, on väga palju ikkagi pakendeid pandud olmejäätmete konteinerisse. Et täna meil ringlusse võtta Eestis on, ütleme niimoodi, et pole seda kasvutrendi näha veel, et siin see
kasvutrend kinni ongi, et pakendid on olmejäätmetes ja toidujäätmed ka. Plaaster. Nii, see on ka olme, sellega pole midagi teha. Siin on keegi väga ilusti sorteerinud eraldi kogu pakendi, kõik on tõesti fantastiliselt pandud ja on selle koti tõstnud siis olmesse. Jah. Nii. No, siit tuleb meil välja paber. No see on nüüd täitsa nagu... Täitsa vales kohas jälle. Aga ilusti oli kokku kogutud ühe koti sisse, ehk siis... Aga üks liigutus on valesti läinud. Üks liigutus on lihtsalt valesti läinud ja sellega sa rikud ära kogu selle mingi poole kilo vähemalt siis materjali taaskasutusse. See siis läheb kõik tegelikult paberikonteinerisse. Ma tõstan praegu selle paberihunniku siia, pärast paneme õigesti ära. Mida väga paljud võib-olla elanikud ei tea, on see, kui me midagi poest tarbime, siis tegelikult me oleme ju selle pakendikäitluse juba toote hinnas kinni maksnud, mis tähendab, et pakendite üleandmine peakski olema meile tasuta. Ja seetõttu ongi avalikud pakendipunktid meile tasuta, kus saab ära viia ja ka see lisateenus, mida väga paljud siis tarbivad, on ju kas kollase koti teenuse näol või siis pakendimahuti näol korteriühistu juures, et saabki pakendid tasuta ära anda. Praegu Tallinnas ongi nii, et biojäätmete hind on vähemalt pool segaolmejäätmete hinnast, pakend on tasuta, vana paber on tasuta, ehk siis mida rohkem sa liigiti paned, seda väiksemaks läheb su segaolmejäätmete hulk ja ka veoarve. Lisaks plastpakendite puhul täna riik maksab ka plastimaksu Euroopa Liidule ja see on miljonites, üle 10 miljoni, et igal juhul, kui see plast jõuab õigesse konteinerisse, ta jõuab sorteerimisliinile ja sealt, kui ringlus välja võetakse, siis see plastimaks väheneb, ehk siis jälle üks oluline säästukoht. Väga põnev töö. Klaaspurk ka. Klaas on selles mõttes väga hea pakendimaterjal. Ta ei erista näiteks mikroplasti toidu sisse, et kindlasti klaaspakendi konteinerisse viia. Lisaks sellele, et klaas on lõpmata arv kordi taaskasutatav pakendimaterjal, on ta ka üks raskemaid pakendimaterjale ja selle väljasorteerimine vähendab oluliselt segaolmejäätmete kaalu. Klaastaarel on kõige õigem koht, niisiis klaaspakendi konteineris. Kui seda pole, siis võib pandimärgita klaaspudelid ja purgid panna segapakendi konteinerisse. Aga tasub meeles pidada, et klaaspakendi konteinerisse ei käi ka peeglid ega lehtklaas. Need tuleb viia jäätmejaama. Kilekotid ka pakendisse ja see oli piisavalt puhas ka. Kile saab granuleerida ja sellest samast granulist saab teha uuesti plast- ja kiletooteid. No siin on keegi puhta hulluks läinud, see peaks olema toiduabisse kott. Meie Hiiumaa saates just näitasime taaköberrit, väga hea öko, mahe, ühe pere kodutoodang. Isegi ei ole aegunud, aasta aega on veel natuke minna ja siis viskab ära terve pakendi. Ma ei tea, kas seda on üldse avatud. Kahju sellega. Biojäätmete kott on ikka väga raske. Tõepoolest. No tegelikult on biojäätmete liigiti kohustus Tallinnas olnud juba üle 15 aasta, aga selle mahuti kohustus on olnud alates 10 korteriga elamutel. Ja kui me vaatame aasta-aastalt, siis tegelikult see kogus, mis kogutakse, ei ole väga tõusnud, mis tähendab, et inimesed, isegi kui mahuti on olemas, see ei pane inimest biojäätmed liigiti koguma. Aga nüüd 1. juunist laienes see biojäätmete liigiti kohustus siis kõigile kinnistutele, et olenemata siis sihtotstarbest on nad siis eramajad või on mingid bürood, asutused, et kõik peavad siis biojäätmeid panema liigiti ning see nõue tuleneb meil Euroopa Liidust, et hiljemalt 1. jaanuarist järgmisel aastal peavad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid siis biojäätmeid tekkekohal liigiti koguma. Ja Tallinn siis muutis enda jäätmehoolduse eeskirja ja seetõttu, et see muudatus tuli, läks ka kohe see biojäätmete liigiti kogumise kohustus sinna sisse. Banaanikoored, biojääde. Just, kuigi siin samas korteriühistus on olemas, eks ole, juba ka biojäätmete konteiner, siis ikkagi palju biojäätmeid pannakse olmejäätmetesse, mis tegelikult rikuvad ära nii need jäätmed, millega ta kokku pannakse, kui ka ei saa neid samu biojäätmeid siis teha gaasiks ja mullaks näiteks. Ehk siis, kui me saame need biojäätmed liigiti kogutud, siis nad jõuavad õigesse kohta. Et antud hetkel siis Tallinna kontekstis liigiti kogutud biojäätmed jõuavad kas jõelähtmele, kus neist tehakse sertifitseeritud komposti. Ja teine koht, kuhu nüüd biojäätmed lähevad, on siis uus biogaasitehas, mis asub Maardus. Ja seal on võimalik teha siis biogaasi, mis omakorda läheb näiteks Tallinna kontekstis jälle linnaliini transpordile. Nii et selline ringmajandus, mida ütleme, inimesed ise saavad Tallinnas siis teha, kui nad koguvad biojäätmed liigiti. Siin minust paremal asub Eesti kõige moodsam, kuidas öelda siis, taaskasutustehas.
Siin töödeldakse ümber toidujäätmeid ja selle tehase võimsus on 25 000 tonni aastas ning sellest toidujäätmest saab siis biogaas ja väetis otse põldudele. Et kui pakendijäätmed praegu Tallinnas ei ole nii-öelda korraldatud jäätmeveoga liidetud ja elanikud peavad viima siis avaliku pakendipunkti või siis näiteks jäätmejaama või ise tellima selle veo, siis on suur tõenäosus, et tulevikus ikkagi liidetakse see korraldatud jäätmeveoga, mis tähendab, et ikkagi kõikidel kinnistutel hakkab olema nii klaaspakendi mahuti kui ka plast- ja metallpakendi mahuti. Aga millal see hakkab olema, seda me veel ei tea. No selge on see, et hea jutuga ainult ei saa, et inimesi tuleb kas distsiplineerida või motiveerida. Mis need tulevikulahendused nüüd on, mis siin hakkavad juhtuma, et see tegelikult hunnikud ikkagi jõuaksid õigetesse kohtadesse? No esmane asi, mis võiks juhtuda, on see, et see liigiti kogumine muutub ikkagi vähemalt sama mugavaks, kui on mitte liigiti kogumine. Motiveerime mugavate süsteemidega. Just, et tuleme inimesele lähemale. Siis teine samm on juba see, et kui see korteriühistu siis elanikud ei pane asju õigesse konteinerisse, siis võib juhtuda, et olmejäätmete konteineri vedu jäetakse tegemata. Tegelikult sa enne meile ka mainisid, et te olete isegi korra prügifirmalt saanud niisuguse hoiatustrahvi, et on olnud valesti sorteeritud. Kuidas see argipäev tegelikult välja näeb, et mis siis ette võetakse? Me oleme kokku leppinud, et kui ühistul tuleb kahju sellest, et me saame prügifirma poolt mingi trahvi, nagu seekord oli, kui oli biojäätmetesse pandud vale see. Olmeprügi? Jah, olmeprügi, jah. Kilekotiga veel ja päris palju oli pandud. Et siis see korteri omanik teab, mis teda ootab. Mida kõike ühes segaolme konteinerist leida võib. Tühi silikoonituub käib pakendikonteineris, aga kui seal silikooni sees on, tuleb see viia jäätmejaama. Vanad ravimid tuleb viia apteeki või samuti jäätmejaama. Pandipakendimärgiga taara tasub ikka taaraautomaadis raha vastu vahetada. Kui seda huvi pole, siis tuleb ka panditaara pakendikonteinerisse panna. No, Kaboom! Kaboom! Ehk siis 600 konteiner oli enam-vähem pool täis. Nii. Ja nüüd sellest poolest tegelikult olme on see. Tuleb küll tunnistada, et märkimisväärne protsent sellest on lihtsalt määrdunud pakend, mis veega ära loputades oleks võinud olnud kõik siin. On ju? Just. Nii, kui me nüüd mõtleme seda, et Eestis olmejäätmete ringlussevõtt on 30% peal täna. Ja. Eesmärk on paari aasta jooksul 55% peale saada. Siis siin see ringlus on, et seda materjali, mis ringlusse võtta ei saa, on üsna vähe. Just. Et kui sa katsud seda biojäätmete kotti, mida me siit olmejäätmetest kätte saime. See on mingi 6, 7, 8 võib-olla isegi, et täitsa tummine kogus. Ja täpselt, et see läheb 100% ringlusse ja kaaluliselt on teda rohkem kui see hunnik. Ja kindlasti ka kui see. Just, ja see pakend on samamoodi, et siit ka tegelikult saab, suur enamus läheb siit ringlusesse, ehk et kogu see pool on võimalik võtta ringlusesse peaaegu kogu. Ja see siis on see, mis jääb üle. Ehk et me oleksime nagu nipsuste väga tugevate ringlussevõtu numbrite juures. Ehk siis hüvasti suur segaolme konteiner ja tere tulemast pakendi ning klaasikonteinerid. Mis on kõige lahedamad asjad, mis sa oled olmekonteinerist leidnud? Üks prügiautojuht leidis kodut ükskord, kui tühjendas. Surnud kassi näiteks. Keskmiselt tekib Eestis ühe elaniku kohta 311 kilogrammi jäätmeid, kuid ringlusse jõuab sellest vaid murdosa. Lisaks sellele, et tehakse märkimisväärset teavitustööd ning sorteerimisteenused lähevad ka tarbijale üha mugavamaks, on suur roll tehnoloogiatel, mis protsessi igatepidi kiirendada aitavad. Näiteks on välja töötatud rakendus, mis aitab kohalikel omavalitsustel teada saada, kuidas kuskil prügi sorteeritakse. Tööriist on nagu just selleks, et seda seiret teha.
lihtsalt öeldes aitab prügipino rakendus kohalikul omavalitsusel loosimeetodi abil leida kindlaks määratud piirkonna jäätmevaldajate aadressid. Sinna saadetakse kohale spetsiaalne prügiauto, mille mahutis majapidamise või ettevõtte prügikotid lahti tõmmatakse, sisu üles pildistatakse ning rakendusse märgitakse kõik, mis kottides leidus. Need andmed saadetakse omavalitsuse jäätmespetsialistile, kes siis prügisorteerijat märgukirjaga kas noomida või tunnustada saab. Te olete seda Eestis ka ju teinud üsna mitmes omavalitsuses, eks ole? Ja piloteerinud, katsetanud oleme aasta aega, üle aasta isegi 6 omavalitsuses, 7 isegi enne ja natuke ka Soomes. Aga ütleme, et ega keegi ei ole mingit teist paremat varianti nagu pakkunud, kui kuidas kontrollida seda, mis jäätmeeeskirjas nagu kirjas on. Jäätmehoolduse eeskiri ütleb, et me oma kinnistusel peame jäätmeid liigiti koguma ja liigiti üle andma neile vedajale. Ja seda vist ütleb tegelikult iga Eesti omavalitsuse põhikiri, eks ole? Eeskiri ütleb seda põhimõtteliselt, jah. Ja mitte keegi neist tegelikult siis lõpuni ei täida seda? No ma võin öelda, et me oleme 2500 sükest vaatust teinud erinevad 2500 aadressil aasta jooksul. Et 95% konteineritest, segaolmejäätmed konteinerist sisaldavad siis jäätmeid, mis ei peaks seal olema. Kas tulevikus võib siis prügipingost saada ka selline nagu potentsiaalne korrale kutsumise viis, et kas omavalitsusel on õigus siis valesti sorteerijat trahvida näiteks? Omavalitsusel on see õigus alati, sest et tegelikult iga eeskirja juures on ka see peatükk, mis räägib nagu sanktsioonidest. Ja selles suhtes on omavalitsusel see õigus, kui palju nad kasutavad seda õigust, kui palju nad ennem tegelikult üritavad nagu pehmet järelevalvet ja jäätme nõustamise kaudu. Märgukirjagagi. Näiteks sedasi läheneda. Prügi sorteerimise kohustus ei puuduta ainult kodusid, vaid ka töökohti. Ka siin aitavad erinevad tehnoloogiad sorteerimiskvaliteeti hüppeliselt tõsta. Näiteks töötab see, kui laudade alt korjatakse ära individuaalsed prügikastid. Nende asemel pannakse kontorisse eri värvi kottidega sorteerimiskastid, et teadlik töötaja saaks juba kohe õige jäätme õigesse kohta panna. Aga ka sellest saab veel efektiivsemaks minna. Ja, see pole mingi niisama kapp. Telia on ikka innovatsioonikunnid, midagi pole teha. Et see, mis me nüüd sellest kevadest siin teeme, on see, et siin on näha, meil on väiksed kaamerad. Ja tõepoolest, tere! Just. Ja selle kaamera mõte on see, et see kaamera pildistab seda prügi, mis siia kukub ja selle järgi tehakse meile raportit, et millega me eksime. Nende samade kaamerate abil me tegelikult teame seda, et valdav osa 84% siin korrusel tekkivast prügist läheb õigesse kohta. Ja see, millega valdavalt eksitakse, on kätekuivatuspaber. Et kätekuivatuspaber, nagu meie ju teame väga hästi, peab minema bioprügisse. Just. Aga kuna kõik ei tea, siis me panime siia väikse sildi. Et hea sõber, kui kasutad, siis see läheb sinna. Biojäätmetesse. Jälle kaamera on olemas. See on suurepärane. See on üks ilusamaid pakende konteinereid, mida ma jäljesaate tegemise ajal ausalt öeldes näinud olen. Müts maha. No vau! Siin on kõik asjad on pakendid. Ma ei näe tõesti mitte midagi. Mis ei ole pakend siin sees. Issand, ma ei uskunud, et see on võimalik. Äge! Ja see järgmine võib-olla suur ambitsioon ongi see, et kuidas kogu see oskus või see teadmine, mida me siit töölt korjame, kuidas see koju kaasa võetaks. Ja minu meelest selles on vist kõige suurem roll tegelikult kohalikel omavalitsustel, et kuidas saaks, et kõik reeglid oleks ühtemoodi kõikides kodudes. Ja kõikides ettevõtetes. Ja kõikides ettevõtetes, üle riigi, kõik teaks ühtemoodi. Kui kodumajapidamised ja ettevõtted oma sorteerimiskvaliteeti tõstavad, saavad kvanthüppe teha ka sorteerimisjaamad, kus samuti uusi tehnoloogilisi lahendusi pikisilmi oodatakse. Maardu sorteerimisjaamas töötab kodumajapidamistest tulnud pakendite sorteerimisliinil lisaks usinatele inimestele üks teinegi välja õppinud spetsialist. Tema ülesanne on välja tõsta materjale, mis on kõva plastik. Et ta teeb järelnoppimist. Et korjab välja materjali, mis inimest järgi jääb, mis ei ole nii kasulik inimesele välja korjata, aga robot teeb seda nii-öelda tuima tööd ja rutiinset tööd, et tema ei väsi. Ja kus see silm tal täpsemalt on siis? Seal sees on tegelikult 3 erinevat kaamerat. Seal on tavakaamera, seal on infrapunakaamera ja siis on kaugusmõõtja kaamera.
kasutab suruõhku, objekti leiab, siis on sellised iminapad seal. Aga miks mitte niisugune käsi nagu kuskil ulmefilmis? Käsi on aeglasem. Oluliselt aeglasem ja ta haarab kuidagi kehvemini, et me suudame sellega teha kordades kiirema selle roboti. Selge. Ja siin katsetused näitavad, et on üks 90% tõenäosusega, et ikkagi selle ära haarab. Ta on päris arenduse lõpus. Siin on näha, et me tegelikult teeme seda EAS-i arendusrahadega ja see projekt nüüd saab järgmine kuu läbi. Et siis me peamegi lõpparuande esitama ja näitama täpselt ära statistikas, et kuidas siis robot töötab. Ära tõestama, et nende riigi raha läks ikkagi kasuliku kohta ja päeva lõpuks siis teeme selle maailma rohelisemaks. Ja ühel päeval on siis sellised siin kohe mitu tükki järjest? No tahaks palju panna, jah. Kohe palju, jah. Igale robotil on võimalik õpetada, millist pakendit ta sorteerimisliinilt täpsemalt võtma peab. Selleks näidatakse robotile 10 000 erinevaid pilte, mille põhjal ta pakendi liigi ja materjali üle otsustama õpib. Me oleme selle roboti targaks teinud, kasutame tehisintellekti, kasutame kaameraid, lisaks kasutame sügavuskaarti, et ta näeb täpselt ära, kui kaugel on prügi, kust tuleb haarata ja siis ta teeb mõne millisekundiga otsused ja tõstab selle välja, et vastu ette antud siis parameetreid, et milline materjal oleks siis kõige kasulik palju tõsta. Ja kas selle süsteemi siis mõtlesid välja nii-öelda arvutis ja nii-öelda planeerisid, joonestasid ja teostasid siis Eesti inimesed? Ainult Eesti inimesed. Eesti insenerid on kõik teinud, et see konkreetne robot tõstab aastas välja selle liini peal arvutuslikult umbes 10 tonni. Kuid see on alles roboti sorteerimisvõime alampiir. Mida ühtlasem on sorteerimisliinil pakendite pealevool ja mida puhtam on nende kvaliteet, seda kiiremini saab nii inimtööjõud kui ka masin oma tööd teha. Minul on ikkagi selline küsimus, et ühel päeval need robotid tänu inseneridele täiustuvad nii palju, et seal liini taga töötavad inimesed kaotavad oma töö. Et mis neist edasi saab? Me oleme teinud sarnaseid roboteid paljudele tehastele. Ja seda sama küsimus küsitakse iga uue liini käivitamisel konkreetses tehases. Ja ma olen väga vähe näinud seda, kus inimene päriselt töö kaotab. Et tehased laienevad, sul tekivad uued töökohad, mis ei ole enam võib-olla nii rutiinsed, nii madala tasustamisega, vaid sul tegelikult antakse parem töökoht. Selline näeb välja 21. sajandi jäätmete kogumine korteriühistus. Mis see järgmine konteiner on, mis siia tuleb? Kas veel saab midagi juurde? No võib-olla tekstiilikonteiner on kuskile lähedusse kindlasti vaja juurde tekitada, sest et tekstiilijäätmeid tuleb ka eraldi koguda ja neid on ka seal üle 5% olmejäätmete seas. Niisiis, hea kaasmaalane, vastutuse võtmise koht. Keegi teine seda meie eest ei tee, ikka ise peame oma sodi ära sorteerima. Kui sa teed seda õigesti, säästad raha ja aitadki homsele rohelisemale ilusale päevale kaasa. Kohtumiseni järgmisel nädalal.